Lugupeetud minister, hiljuti küsimusele, kas Eesti rahandus on praegu kindlates kätes, vastasite te, et ei ole. Tsitaat: see ei ole minu kätes, see on peamiselt Putini kätes. Varem olete väitnud, et ka makse tõstab Eestis Putin. Minu küsimus on, millega tegeleb siis meie rahandusminister? Aitäh. Väga konkreetne küsimus, aga ikka tingimata tahaks näha allikat, et mis kontekstis midagi sellist ma ütlesin, aga loomulikult see vastab laias laastus tõele. Kas ta on selles sõnastuses? Ei ole kindel. Putin maksustab praegu kogu maailma, eelkõige Euroopat, sellega, et ta on alustanud agressioonisõda. Teile võib see sobida, minule ei sobi. Ja selle poolest mina ei kavatse neid tagajärgi kunagi ilustada. Kogu Euroopa on aru saanud, et tuleb tõsta kaitsekulusid. Ja see on väga kulukas olukorras, kus enamus riike tegelikult on oma eelarveruumi ära kasutanud juba. Ka Eesti eelarve on sügavas miinuses enne neid kaitsekulude tõstmise uusi otsuseid olnud ja selle tõttu seda võib nimetada maksustamiseks, jah. Kindlates kätes oli loomulikult öeldud irooniaga, et see käib ka kogu majanduse kohta, et on üsna naiivne kujutleda, et majandust juhib valitsust ja et kõik on valitsuse teha. Eelarve läks meil lappama Jüri Ratase esimese valitsuse ajal. See süvenes järgmise valitsuse ajal. Selleks, et ta lappama saaks minna, lõdvendati ära eelarvereeglid ja ei olnud tol ajal selleks mingit vajadust otsest. See oli lihtsalt soov rohkem kulutada ja teenida oma valimistel püstitatud puuslikke. Selles mõttes mul on selle meenutamine alati valus, sest et omal ajal sai tehtud kõik eelarved struktuurses väikses ülejäägis varuga ja järgmine valitsus kuritarvitas seda, tegi endale reegli, mis lubas just nimelt seda teiste säästetut, teiste tugevusvaru siis kasutada enda poliitilises huvides ära. Nüüd ma mõtlen, et mis te seal veel küsisite. Millega tegeleb Eesti rahandusminister, oli väga konkreetne küsimus.